Mul on hea meel tervitada meie järgmist esinejat, kes esindab meie ICOMOS ekspertorganisatsiooni. Mis on ICOMOS? ICOMOS on ülemaailmne muinsuskaitse ekspertorganisatsioon ja muideks seesama muinsuskaitsepäev, mida me tähistame 18. aprillil, on ICOMOS poolt ettepanekuna 82. aastal UNESCO poolt välja kuulutatud 83. aastal ülemaailmne muinsuskaitsepäev ja ICOMOS Eesti komitee ja ICOMOS ülemaailmse militaarpärandi komitee ekspert on Robert Treufelt. Jah, palun. Nii, aitäh kutsumast. Ma isest on ju väga hea, mulle meeldib, et pärast Franki esineda, sellepärast, et mina talle osaliselt oponeerin. Ühtepidi see mulle tegelikult avaldas muljet, et see pilt on tõesti mõne koha pealt üsna lohutu ja mõne koha pealt on ta siis jälle nagu tulevikku vaatab. Nii et minu puhul on siin natukene see nuttu ja hala on rohkem, sellepärast, et ma olen ise olnud selles esimeses järgus 2013, kui hakati seda militaarpärandit kaardistama. Minu meelest ei jõutud sellega või jõuti ummikusse. Nii et selle koha pealt jah, natukene on niisugune nostalgiliselt minevikku vaatamist. Teistpidi on see, et kui Frank tõi välja nüüd konkreetsed arvud, siis minu puhul see arvustik ujub tohutult, sest tegelikult see kaitsmata pärand on meil tohutu suure ulatusega. Kõiges nii füüsilises, geograafilises kui ka tüpoloogilises mõttes. Ja avapilt, kes ütleb ära, kus asub? Kus? Jah, Jaani linnus eesti keeles, jah. See on tegelikult Eesti Vabariigi pärand aastast 1938. Need on küll vanad siis Vene mortiirid, mida kasutati, aga see betoon valati sinna 1938. Need on tänapäeval ka seal Jaani linnuses. Mina ise käisin küll 2019 viimati ja ma ei tea, kas siis keegi saabki praegu enam sinna minna. Aga nad on täiesti olemas, välja puhastatud. Nad on omaaegu tehtud suunaga ida poole, eks ju. Nad olid mõeldud siis ka osas Laidoneri liini sellest suurtüki patareide võrgustikust. Tänapäeval on venelased keeranud nad nii-öelda suunaga põhja need kahurid. Aga ma ei näinud seal küll kordagi nii-öelda selgitustes, et miks nad üldse on selle suunaga, sest nad on küll seal muuseumi ekspositsioonis väljas kui Vene suurtükid. Aga miks nende suund on ida poole, see jäi seal ekspositsioonis selgitamata. Nii et jah, kahjuks on see pärand, mida me isegi ei saa kaitsta, kui me tahaks. Nii, see läheb vist niimoodi. Et jah, see esialgu on siis see esimene osa on see, mida nüüd siis Frank võttis registri järgi. Et seal on see haldusjaotus ja mingil määral ka tüpoloogia. Saaks jagada ta kohtade järgi, sest ega Eesti ei ole ühtlaselt kaetud. Et saared Lääne-Eesti vastavalt perioodil on rohkem. Viru, ütleme, idapiir vastavalt teisele perioodile ka rohkem. Ainukene asi on tõesti on Tallinn, mis on, eks ütleme, muinasajas saadik, keskajas saadik olnud ikkagi nii-öelda fortifikatsiooni mõttes väga oluline koht läbi kõikide aegade. Ajaliselt, eks ju, saaks jagada teda enam-vähem niimoodi puhteehituslikult umbes niimoodi, milles siis see nüüd kaks osa oleks siis see, mis me nüüd mõtleme selle moodsa militaarpärandi all. Et kaks märgusõna, betoon ja raketid. Ja siis seda mina jagaski niimoodi, sest omaaegu, kui seda 20. sajand hakati tegema, siis võeti 1870 alguspunktiks, eks ju, mitte päris 20. sajand, aga võeti see tööstuspööre ja raudteetulek. Nii et ta on umbes enam-vähem õige puht fortifikatsiooni mõttes 1864, kui lõpetati ära Tallinna kindlus. See tähistas ühte tehniliselt väga olulise etapi lõppu. Ja siis omanikud, mille järgi mina hakkaks seda vaatama, eks ju, kõigepealt Venemaa keisririik oma kõikide, päris lõpus läks seal väga segaseks see asi, siis juba teatud mõttes esimesed okupatsioonid, Saksa okupatsioon esimene tuli, see meil hakkas pihta ikkagi veel lausa Vene ajal. Eesti Vabariik, kui tuli, siis jupikest aega oli seal ka Nõukogude esimene okupatsioon. Nendest mõlemast esimesest okupatsioonist tegelikult on olemas militaarpärandit, aga ma vist isegi üks on arvel. Jah, et
ja need Saksa omad on ka kahes kohas, mis ma tean. Üks ongi siis jah, see Tallinna lahe ümbrus ja teine on siis tinglikult öeldes Saaremaa, sest seal sakslased jõudsid päris palju teha. Palju hetkel järgi on sellest, ei oma ülevaadet. Aga esimese Nõukogude okupatsiooni aegselt tegelikult ehitati siis Alutagusel, ehk siis praegusel Ida-Virumaal. Ja kas nendest midagi hetkel järgi on, seda ma ei tea, aga päris see kihistus ei puudunud. Eesti Vabariik kuni 40, seal on tegelikult see 40 on ka piir kerge paindlikkusega, ma pärast seda teemat puudutan. Mina loen Eesti Vabariik teist perioodi, eks see on see, kui Eesti Vabariik oli okupeeritud, siis ega Eesti enda militaarpärand on ju olemas, see mälestusmärgid, need on Metsavenna punkrid, mõned lahingukohad. Et see on väike võrreldes okupatsiooni võimude poolt tehtud pärandiga, aga see on meil täiesti olemas ja see on meil ka väärtustamata seni või õigemini see on praegu väärtustamisel. Eelkõige need Metsavenna punktid, lahingukohad, see kihistus hakkab järjest rohkem meil tulema välja. Füüsilises mõttes kahtlemata on kõige suuremad muidugi okupatsioonide pärandid. Suured riigid on okupeerinud ja siis selle võrra neil ka on võimalus igasugust asjade ehitamiseks. Nii et kõik see Nõukogude teine okupatsiooniperiood, Saksa teine kui ka siis see Nõukogude kolmas, et need on ikka ehitusliku pärandi mõttes tohutu suured. Ja siis niimoodi võtaski, et eks ju siis Venemaa pärand Eesti Vabariik ka pärast 6. augustit, kui siis ametlikult inkorporeeriti Nõukogude Liitu, aga tegelikult ka Eesti sõjavägi ehitas veel natukese asju edasi. Et meil on 3 kohta, mis osas pakkuda Viljandi, Irboska ja Kaberneeme siis Harjumaal. Viljandis ja Irboskas olid suured plaanid, puuduvad andmed nende teostamise kohta, aga Kaberneemes ehitas Eesti Vabariigi suurtükivägi omale uued kasarmud, reaalselt kui nad tõsteti ju välja Nõukogude sõjaväe poolt teistest. Ja need oli veel mõni aasta tagasi, need varemed olid seal olemas, praegu tundub vist, et enam ei ole. See on ikkagi kant, kus on ka väga suur kinnisvara surve. Siis eks ju on okupatsioonide pärand. Saksa okupatsiooni aegu tõenäoliselt ka eks ju siis Soome pärandit natuke see on olnud, alles vist ei ole enam, sest nemad ikkagi käisid oma mundriga siin Eesti pinnal sõjalisi asju toimetamas. Ja on veel üks riik, seda ma nüüd tahaks öelda, kas keegi publikust ütleb ära, üks riik, kes käis teise maailmasõja aegu oma mundriga siin, kes ütleb esimesena ära, selle teen pärast õlle välja. Nii, ei ole ütlejaid. See riik on Hispaania. Et Hispaania vähemalt seal Leningradi all sõdis see sinine diviis ja vähemalt nad tulid tagasi läbi Eesti ja olid ka laagris Virumaal. Kas seal jõuti neid mingit pärandit ka ehitada, ma ei tea, aga Leningradi all täitsa on olemas. Kahjuks ise ei jõudnud seda vaadata, aga pildid ja koordinaadid olemas, tõesti Hispaania sõjaline pärand teisest maailmasõjast Leningradi all, eks ju, omajagu huvitav fenomen. Ja siis on muidugi Nõukogude selle kõige 3. pikema okupatsiooniga, mis ma rõhutaks tehniliselt väga suur vahe on see aasta umbes 55 pööre. See on tõeliselt tehniline revolutsioon. Võib öelda märgusõnadega, enne seda oli tankid ja suurtükid, pärast seda on raketid, jämedalt öeldes. See kajastub kõik ka tegelikult ehituslikus pärandis. Ma jäin kaartidega natuks hätta, sest meil ei ole praegu eriti võtta kuskilt kaarti, kus Eesti Vabariigi õiged piirid peal. Nii et kasutan praegu August Tammekannu kaarti 30. aastatest, mis muidugi tähendas, et siin nende väljatoomine on natukese raske võitu. Et ma edaspidi loobusin ja võt sellega on nüüd natukese isegi parem näidata. See sama moodne kihistus, eks ju, kõigepealt kõige tähtsam punkt Tallinna uus mereväebaas. Ja siis selle ümber hakkab tekkima see mereväebaasi kaitsering, mida me siis teame Peeter Suure merekindlusena. Et see punane kihistus ongi siis mereväe kihistus puhtalt, näete Rohuküla baas, siin on eks Orjaku Hiiumaal, siin on Kihelkonna, nendel ei ole mingit pistmist Peeter Suure merekindlusega. Nii et see on suhteliselt tihti ka registris esinev viga. See on teine kihistus. Vaat see must kihistus, see nüüd on Peeter Suure merekindlus, Tallinna kindlus, miiniväljad, eks ju, Hiiumaal siin, ka Vormsil, Tirhamis, Saaremaal, lõpetades Sõrve siis Säärega ja Kurakurguga, eks ju, mis oli tegelikult ka selle kõige jaoks Kurakurgu kaitseks seda Sõrve asju ja tegelikult ehitatigi.
Ja näete, siin ma püüdsin värvidega välja tuua nüüd seda sinist, mis on siis kuulus Kroonlinna kindluse alla, mida meil praegu Ida-Virumaal on ka natukese säilinud. Ei olegi tegelikult vähe. See on täiesti teine kihistus, ka ehituslikult täiesti teistsugune, seda tegi Kroonlinna insenerid hoopis teistmoodi. Ja on üks veel kihistus, mis mul on siin tähistatud Lelle lähedal, aga see tegelikult on olnud suurem. Lähen korra tagasi, et tegelikult mul tuleb ka pärast üks kaart parem, kus on tohutu suuri alasid tegelikult ka teostatud kindlustisi siis esimese maailmasõja ajal, mis on tänaseks ilmselt suuresti hävinenud. Siin Lelle kandis on see üks patarei alles. Ma olen käinud seda vaatamas kehvas seisus. Nii et. Aga see on meil olnud kihistus, millest me tegelikult praktiliselt mitte midagi ei tea. Nii, hakkas see Saarja pihta, eks ju, siis Peeter Suure sadamas ehk laevestiku baasis tegelikult on üllatavalt palju on kaitse all. Ehk siis Tallinnas 3 kihti, üks on siis miinisadam, üks on siis see niimoodi punased kasarmud ja siis on, eks ju, lennusadam. Ja küllaltki palju on kaitse alt väljas. Teine, kus on kaitse all, on Kihelkonna Saaremaal ja siis Rohukülas ei ole ühtegi ehitist kaitse all näiteks, nii et seni veel Läänemaal. Naissaar. Tegu on sügist 1916, 12-tolline patarei avatakse. Tähtsad ninad on peal. Ma siin rõhutaks seda kõva kübaraga väikest meest. Nimi on Avram Tukelski. See on siis selle Nõukogude raudtee suurtükkide projekteerija, mis meil hiljem siin Eestisse väga mitmes kihisse tuleb tagasi. Nii et üsna oluline insener kogu selle Nõukogude sõjalise võimsuse arendamisel olnud. Ja see on nüüd hetkel on pilt on Soomest, Hyvinkää linnast, kus on siis üks Naissaare 12-tollise varuraud. Vahepeal oli isegi müügis, 30 000 eurot oli selle hind. Ei olegi väga halb hind. Hetkel on müügilt kadunud jälle. Raud ise kaalub 50 tonni, nii et niisama lihtsalt seda ära ka ei pea sealt. Aga see nüüd on originaalne Naissaare raud, mis on tegelikult säilinud veel. Kuidas see pärand kas säilib ja võetakse kaitse alla? See nüüd on Miiduranna poolsaar, eks ju siin. Siinpool on tänapäeval see Milstrandi kütuseterminal. Siin on see number 13 patarei Miidurannast, number 13 siis selle saarjaaegse numeratsiooniga tulejuhtimispunkt. Siin on siis 4 suurtükki alust. See pilt on juba aastast 65, kui tõmmati tee otse siit läbi. Vanasti tee läks siit seda kaudu. Siis see patarei oli alles. Need on kõik õhku lastud, aga väga suurepäraselt betoonikuhilatena säilinud. Kaitse all on praegu siis see osa. See osa on tänaseks ära lammutatud. Siin on juba uued eramud peal. Nii et ametlikult on see patarei kaitse all. Tegelikult on kaitse all pool sellest. Nii et ka see on üks asi või nüanss, mida peaks arvestama selle siis uue pärandi või ütleme terve pärandi siis nagu, kuidas öelda, inventeerimisel tegelikult. Peeter Suure merekindlus ise Tallinna ümbruses, näiteks need suured meeskonnavarendid, need on pisut üle 20, millest ainult üks pole kaitse all. Jube hästi kaitstud asi. Sama suurtüki patareid, näete, milline võrgustik, need on umbes 100 patareid ümber Tallinna. Ja ainult 3 patareis on üksikud ehitised kaitse all. Ühtegi patareid pole tervikuna kaitse all. Nii et see tegelikult on üks kiistuspärandit, mis on praktiliselt üldse kaitseta. Ja siin on siis see korra, täna rääkisime siin kellegagi sellest Kõrgemäe patareist, eks siis üks nendest, see asus, võt siin see on see koht. Seal olid 12-tollised haubitsad, et sellised nad nägid välja, kui neid veeti. Need olid too aegu 1915 mudel, see oli väga värske sisult tipptehnika, mis pandi sinna paika. Nii et ka teinekord on siin sõjatehnika arengus olnud selles üsna märkimisväärne osa. Ühtegi midagi säilinud pole. Nii, täna, kui me nüüd käisime lool, ma ei tea, kas keegi jõudis ka nende kaevikuteni, mis seal on pae sisse kaevatud. Et me jäime selle suurepärase teabetahvli juurde, aga ei vaadanud vist kaevikuid eriti. Et seda ma ei leidnud täna üles, aga analoogseid asju on tegelikult ikkagi seal säilinud. Seal teinekord, kui teil on rohkem aega, siis minge käige vaadake seal ümbruses ikkagi.
nii, ja nüüd see on see kaart, mis näitab siis seda Vene kindlustiste ehitamist esimese maailmasõja ajal. Noh, näete, Peeter Suure merekindlus on tähistatud, Orissaare sillapea. Need punased jooned on need, mis teostati. Aga näiteks Pärnu ümbruses, siit kuskilt Mulgimaal või siin Tartu ümbruses ei ole mitte midagi teada. Siin nüüd Vaivara kihelkonnast neid on täitsa olemas. On ka siis täna seni vaadata. Sinised tähistavad siis kas ehitamisel või projekteerimisel olevaid asju. Meil tegelikult ütleme niimoodi, et see kihistus siit on meil praktiliselt puudu meie teadvuses praegu. Palju sealt maastikus säilinud on, mitte midagi ei oska ütelda. Nagu öeldud, see, mida ma olen käinud vaatamas Lelles, see peaks kuskil siin olema, seda pole siin kaardil tähistatud. Nii et ka see kaart ei ole lõplik. Jah, see jutt oli Vaivarast, see on siis Vaivara kirikuküla patarei üks alus. Ma oletan, et see on 9-tullise mortiiri patarei, täpselt ei ole teada. Aga nüüd Iivik ütleb mulle, kas see tänapäeval on see... Ma ütlegi, et ma ise ka ei tea, sest vahepeal suleti kogu see ala. See tehti uuesti karjääri alaks, kus siis pinnast välja kaevandati. Siis juurdepääs oli suletud ja nüüd ongi väga huvitav minna vaatama. Kui sai palutud, et jäetaks, aga ma ei ole kindel. Noh, see, mida ilmselt kõik, kes Vaivarat külastavad Sinimägesid näevad, need on siis selle sama tsaariaegse selle maarinde suurtüki positsiooni laskemoonalaud seal kõige idapoolsemas mäes. Aga see on see uus betoon, mis te seal vaadata. See on minu kõige esimene projekt. Ära, et ta kokku enne. Jah, aga hästi tehtud, ilus pilt on ju. Narva Jõesuus väga ilusad, eks ju, vesilennukite angaarid. Siin ma tõesti ei tea, eks ju, kui Tallinnas need allusid mereväebaasile, siis siin Narva-Jõesuus ma ei tea, see kõik allus Kroonlinnale ja ma ei tea, kuidas nad jaotatud. Pärast sõda need viidi ära osaliselt Tartusse. Nii et sellist pilti pole, aga ma käisin see talv Narva-Jõesuus, tegin sellest kohast pildi, see koht on täpselt sama, ainult ilma angaarita. Nii et hetkel Narva-Jõesuus täitsa koht on nähtav. Ja üks pilt, see on küll Eestist väljas, see on Koskisen küla soome keeles, see on umbes see kant, kus on praegu venelaste see tohutu see Lauga Jõesuu sadam või siis vene keeles Ust-Luga. Et seal oli siis üks ka tsaari Vene patarei, mille siis on Eesti väed ära palutanud aastal 1919. Ka need ohvitserid on teada, mina praegu peast ei ütle, aga nad on mul kuskil kirjas. Nii et eestlased on palutanud sellise patarei, see näitab, et seal kandis olid ka sellised mida me harilikult oleme seostanud siin selle Tallinna patareidega. Kell, mis see on? Aeg on, väga hea. Nii, Eesti Vabariik. Eks ju, Eesti Vabariigi põhikindlussuund või kindlustamissuund ju muutus. Põhioht tuli idast, eriti alguses. Mis tähendab, et siia tekkisid uued kaitserajoonid. Siin ütleme niimoodi, et katteväeosade keskus Võru ja Petseri ja siis staap Tartus. Ja siis teisel pool on siis katteväeosad Narvas, staap Rakveres. Tallinn jäi muidugi oma tähtsusega, aga teiste tähtsus oli suhteliselt vähene muudel aladel. Et nipet-näpet oli siin Pärnus ja Keilas ja ütleme siit veel miskit asjad ja siin Kaberneemes, aga põhiosad olid niimoodi. Kõige nüüd olulisem kindlusehitis suur projekt, mida me rahvapäraselt kutsume Laidoneri liiniks, eks see on siis Kirdepiiri osa, Kagupiiri osa oli ka poole suurem, aga seda ei jõutud ehitama hakata eriti ja see on praegu siis Venemaa kontrolli all. Siin on ka osad, kogu Jaanilinna sillapea on Venemaa kontrolli all, aga need osasid siit ja seda siit, neid me näeme ka tänapäeval, kui tahame näha. Nii et suhteliselt palju on siin olemas, ütleme, umbes 50 betoonehitist on viisil või teisel nähtavad tänapäeval. Jah, see on nüüd üks seal Narva jõe ääres. Mina praegu peast ei ütle, milline see on. Ma enam neid nii ei mäleta. Sinna saab ilusti ligi. Tänapäeval muidugi tulevad kohe piirivalvurid ja küsivad, mis te ulgute siin, sest on piiritsoon. Jep. Aga jah, nad on seal, neid on mõnda asja on ka välja puhastatud pisut nii, et aga... Ja see on Agusalu soos. Seal on muidugi ka natukese paremaid pilte olemas, ma praegu ei leidnud, aga ilmselt ka 5. kaponiir on täitsa isegi püsti seinu olemas, mitte ainult need betoonkänkroid. Aga ka seal on olnud mitmeid projekte, mis ei ole ükski realiseerimist leidnud, need kuidagi pidi välja puhastada ja mingisse turismi marsruuti lülitada. See on selle samasuguse kaponiiri projekt, näete, see on tegelikult ikkagi päris võimas betoon.
Ja kui vaadata, siin on ka hästi näha seda sarrustust, see on ikkagi oma üsna raskelt sarrustatud. See pidi vastu pidama siis 8-tolline, see on siis 203 millimeetrit, 8-tollise mürsu järjestikusele tabamusele. Nii et selle otsene vastupanu-võime oli tegelikult päris võimas. FPV drooni vastane sisse pääse mõõdetud. Jah, sellega arvestati nii, et. Rakvere, ainukene, mis meil praegu järgi on, 5. üksiku jalaväe pataljoni kasarm. Seni ta seisab umbes samasugusena püsti, katus on peal, aknad on kaetud. Selle kasutust ei osata mingi paarkümmend aastat juba sellele leida, aga see on, jah, isest on päris uhke hoone. Jälle tüpoloogiliselt teine asi, eks ju, Tapa linn. Päris Eesti Vabariigi lõpus ehitas Eesti 5 raudteesõlme, ehitati möödapääsuteed, et rongid ei peaks minema läbi sõlme, vaid ehitati siit läbi Soomusrongi Rügemendi ala otse Tartusse tee. Ja sellised tehti siis veel Tallinnasse, Tapale, Tartusse, Valka ja Petserisse. Tartu oma on ära hävitatud, kõik teised on vähemalt teetammidena alles ja Tallinnas on isegi see raudtee töötab. Muidugi ainult siiani selle Keila raudteeni see jupp lammutati 90-ndatel ära. Kes sõidab Järvemana teed pidi, siis näeb seda raudteed kõrval minemas. See on tegelikult algselt sõjaväeraudtee olnud, Eesti Vabariigi sõjaväeraudtee. Allohvitseride kasarm Tapal tänaseks lammutatud, pilt on tehtud umbes 10 aastat tagasi, nii et mingisugune 10 aastat tagasi lammutati ära. Kes vaatab suhteliselt heas korras maja, nii et lammutamise otsus iseenesest on põhjendamata. See veel on paar aastat tagasi alles, see on siis saun Soomusrongi Rügemendis, aga vaadates, kuidas seal käiakse pärandiga ümber, ma ei kindel, et tänapäeval enam alles on. Tartu, eks ju, Eesti Vabariigi ehitatud kõige uhkemad asjad, uued lennuangaarid. See on varasem vist 26 ja see on siis nagu puhttehniliselt väga väljapaistev 36 see valmis. Siin on August komendandi poolt projekteeritud esimesed pinkbetoontarindid üldse Eestis, nii et väga uhked. Praegu on ümbrus natukese puhastatud, aga kasutust neid minutid ikka ei ole. Kes linna poolt jalutab Eesti Rahva Muuseum, siis näeb neid kasarmud, Roosi tänava ääres vist näeb neid, jah. Kaberneeme, Eesti Vabariigi suurtüki polügoon, need ei ole mitte, need on mõeldud vaatluskaponiiridena, nii et kes läheb sinna sisse, näeb, et see pilu on imepisikene, võib-olla on 2 sentimeetrit, see on mõeldud vaatlemiseks. Ümberringi käib suurtükkide tulistamine, siis seal ohvitserid vaatlevad, siis, kui täpselt lastakse. 1939, nii et Eesti Vabariigi lõpuperiood. See teine, mis on säilinud, see on kehvema seisukorras, siin ma valisin natukese parema pildi. Aga täitsa kenasti olemas, kaitsel pole. Ja üks huvitav, me sõitsime tänaselt lennubaasist läbi, ma rääkisin teile, et eks ju alla läheb Maarjamäe lossi siuke tee. Näete, siin on see siis näha, klinti sisse murtud, viltu läheb läbi sinna Maarjamäe lossi taha, eks praegu ajaloo muuseumist tuleb, saab seda kaudu minna kas Lasnamäele või ülevalt alla tagasi. See on siis 1937 rajatud, ehitusteknoloogiliselt jälle väljapaistev asi. See on esimene ehitis, kus kasutati suru õhu piikpasaraid Eestis. Nii et see kompressor koos selle piikpasara mehega pole nõukaja leiutis, vaid ikkagi Eesti Vabariigis kasutusele tulnud. Nii et huvitav asi. Praegu jah, täitsa on tehtud kergliiklustee, rahvas kasutab seda edukalt. Nii ja see, mis meil jäi nüüd täna nägemata lammutustööde tõttu, nii et 2 nädalat tagasi oli ta selline, see üks lennuangaaridest, mis on tehtud ikkagi siis sõjaväe lennuvälja jaoks. Et siin on tema esiosa, näete see kogu see uste avamise süsteem on ju olemas, see, kus need suured angaari väravad liiguvad, eks ju, väravate koht ise on täis ehitatud, siin oli mingi autoremont oli viimati. Aga põhiosa on alles, nii et nagu Sabina siin vahepeal ütles, need on üldplaneeringus, on nad kõik väärtusliku objektidega ära märgitud, mälestised ei ole, aga siis tema vähemalt loodab, et uued siis arendajad ka arvestavad nende asjade olemasoluga, nii et see lennubaas ehk ei hävi täielikult ära. See, mis me täna nägime ühte maja, see ei ole mitte see maja, see on üks teine, see lammutati siin umbes 20 aastat tagasi ära, nii et uuel Eesti ajal. Selle koha peal, kus praegu on Kumu kunstimuuseum, selle koha peal oli väga võimsad vahipataljoni kasarmud. Ilusad Roman Koolmari projekti järgi tehtud, uhked paekivijooned. Need miskipärast, see oli 90 aastal kohati ka kõne all, et võiks neid kasutada, integreerida uude muuseumisse.
Aga see noor Soome arhitekt, eks ju, siis tema ütles, et väga jäigalt, et ei. Temal on niivõrd vinge ja geniaalne looming, et sinna ükski vana asi ei sobi, siis kõik lammutati ära. Ja teiselt poolt vaadatuna ka peaukse poolt. Ja üks hästi ilus, ma ütleks isegi, et Eesti kõige fungilikum hoone, elumaja, sõjaväe oma, kes ütleb, kus kohas. Ma näen, et Kalamaja inimesi siin pole ilmselt siis, jah. Kalamaja omad ikka ütleks kohe ära. Noole tänaval, see on endine õhukaitse suurtüki grupi allohvitseride elamu. Tänapäeval on ümber ehitatud, aga need jooned on tegelikult täitsa ära tuntavad, nii et. Nõukogude siis teine okupatsioon 40-41, jälle suund muutub, eks ju, esialgu on saared. Hiljem tuleb näiteks ka Osmussaar, tulevad Pakrid, Tallinn. Et jah, 41. Me täna korra seal lool rääkisime, et tegelikult Nõukogude Liit jõudis üsna palju ehitada siis oma kaitseks Saksa vägede rünnaku eest. See on nüüd umbes kaitse, mida tehti. Eks ju, siin on see nii-öelda see Pärnu-Peipsi või Emajõe joon. Saaremaal, Orissaare sillapea ja ümber Tallinna ja teine on see, et siin on nii-öelda Virumaal need suurte jõgedega seotud kindlusliinid. Ja neid tegelikult ehitati päris palju. Meie nägime praegu, ütleme tinglikult seda liini siin, tänapäeval need lohehambad. Aga kus mul siin oli? Raamat täitsa näitan. Nõukaaegne propagandateos. Jube ajalugu lugeda, aga seal on üsna pikk artikkel selles, kuidas Pärnus, seda Pärnu sadamat takistati, uputati laevu, laevade nimed on sees ja kõik olemas. Et 41 nii-öelda Pärnu sadam siis blokeeriti ära, siis Sovjeti väed taganesid, aga enne seda blokeerisid sadama ära. Et täitsa huvitavates kohtades võib üsna huvitavat infot leida. Ja see nüüd on siis Rannapungeri ja jõgi, eks ju, Tudulinna. Ja näete, see tegelikult see tankitõrjekraavide liin oli päris suur, mis 41 ehitati. Seda on osaliselt, mingid asjad on säilinud, aga seda ma olen näinud umbes 20 aastat tagasi. Praegust seisu ei tea. Ja selline oli tankitõrjekraav, see on Tallinnas, Pärnu maanteel. Et 41 ehitati palju. See lohehammaste liin, see on praegu, eks ju, Arkus, nii-öelda, noh, mis ta see on, Keila Paldiski maantee ääres. See mälesusmärk on tänaseks vist maha võetud selle Nõukogude monumentide eemaldamise käigus. Kas need lohehambad seal järgi on, ma ei tea. Neid on liigutatud läbi aegade siia sinna, eks ju. Me ilmselt kõige autentsemaid nägime täna seal lool, et seal tõenäoliselt neid pole liigutatud. Ja see on nüüd Laagri jaama juures, eks ju, Keila raudteel, need on tänaseks kõik ära läinud siit. Pääskülas üks Nõukogude 41. aasta betoonvarjend, see ei ole otseselt Kuulipilli ja Kaponiir varjend, aga päris hästi säilinud, muidugi seest prahti täis, aga võiks ju ka kuidagi tähistatud olla. Ja muidugi tippobjekt 39-41 on Pakri poolsaare suurtüki raudteed. Ühesõnaga näete, need mummukesed 3, mis siin on, need on 14-tolliste suurtükkide laskepositsioonid. Need raudteetammid on praegu praktiliselt kõik olemas. Tänapäeval ka jälgitavad. Need mummude koha peal on ka tegelikult, need on järgi, ma ise käisin 2 aastat tagasi viimati vaatamas, need kohad on kõik arusaadavad. Nii et see on tegelikult kiistus, mida meil muidu ei ole ja mis nagu vääriks ka kuidagi tähistamist. Ja näete, see on üks selle 41. aasta üks meeletu projekt ehitada täiesti uus raudtee, puhtalt raudtee suurtükkide jaoks. Dirhamis üks patarei ja teine on siis kusagil siin Suurupis. Siin väidetavalt on ka jõuti midagi ehitada. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et see võiks ju siis võtta niimoodi, et teed siit ühe raudtee ja teed sealt ühe raudtee, miks seda vahepealset juppi veel vaja on 2 patarei jaoks. Müstiline. Ja see on see Dirhami patarei nii-öelda kerge siukene diagramm, näete, need 3 mummu on siis selle 14-tolliste suurtükkide. Jah, pärast tuleb seda näitada. Saksa aeg. Alguses mitte mingit kindlusehitisi, ütleme ainult vangilaagrid võib olla. Need tulid ka natuks hiljem põhiliselt. Aga 43 hakkas muidugi pilt muutuma. Tippobjekt on muidugi Pantriliin, mis jooksis Narva lahest läbi Peipsi, läbi Velika ja kuni Krimmi poolsaareni välja. Kokku on peal olnud umbes 8000 ehitist. Ja et ma ei tea palju siit, ma olen Pihkva kandis, olen neid käinud vaatamas, siin on Narva jõe ääres paar tükki on, aga need on ka mingid tagala ehitised, rohkem nagu elamupunkrid vist. Vaatan, jah, see on nagu terve liin, näete siit kuni siis Krimmini välja.
Nii et see on ilmselt kõige suurem kindlustusehitise kompleks, mis on Eesti Vabariigi pinnal olnud, ma arvan, praegu niimoodi. Jah, see on kusagil Narvas olnud, hetkel enam ei tea, kus see on, aga sarnased asju on tegelikult seal Narva jõe ruumis täitsa säilinud. See on just niisugune teras mobiilne bunker, see on võetud pilt Konjus ka Ida-Virumaal, näete, see on niimoodi, mõte on see, et tuuakse kohale, kuidagi lükatakse tagurpidist õigepidiseks, eks ju, ja siis täidetakse ära. Nii et see Konjus on see pilt võetud just, kui see on maast välja kaevatud. Tänases ilmselt ammu vana metallis. Nii et. Aga üks teine soomuspesa, kui saksa keeles tõlkida pantsernest, vene keele sargooni sõna oli krabi. Neid on Narva ümbruses olnud. Tänapäevas ilmselt on ka kõik läinud ära metalli, sest see on nüüd Krivasoos, see on Narva jõe teisel pool. Siin on näha, et neid on tegelikult olnud ühes väikses vastupunusõlmes on juba siin peaaegu 10 tükki, eks ju sees. Kes nüüd mäletab tänast meie ilusat Kadriranna kaponiiri, eks ju, oma aegu 500 tagasi ma veel ronisin puu otsa, et pilti teha, eks ju. Tänapäeval võib-olla saaks drooniga. Enam ei roni. Ja see on üks lõik nüüd siis, eks ju, kuni siit Ara laheni Narva lahest. See näitab, et üks teine tohutu suur saksaaegne ehituskiht on kogu ranniku kaitse tegemine. Et nõukaaegu ei olnud hiljem enam, oli see piirivalve, aga nii-öelda ranniku kaitse oli üksikute punktidena, siis saksa aegu tehti ta praktiliselt, näete, vööndina ära. Ja see ulatus kuni Tallinnani välja. Sellest on kaitsel üks ainukene asi, see on Naissaarel. Ja Valastes on ka vähemalt see tähiste inventuur on pakkunud välja selle Valaste patarei osalist tähistamist. See on see liigiliik ja... Ei, see on selle radari alus. Ja. See on Nõukogude omas aegnama, see ei ole Saksa oma. Jah. Nii, ja see nüüd on, siis on meil üks suhteliselt värske leid, see on Rohunemes, see on seal Hellari lähedal, seal teie lähedal, on siis kõige võimsam saksaaegne rannikupatarei, see on 2x280, patarei nimi oli Prinz Heinrich. Et selle sakslased lasid taganedes õhku ja nüüd on see venelaste klubi on, näete, välja puhastanud selle ühe patarei aluse. Seda on nüüd täitsa värskelt tehtud pilt. Nii et selline asi on täitsa keset Viimsi poolsaart olemas. Sellega on jälle huvitav koostöövormil venelastega 2 aastat tagasi, et nemad käisid Leningradi jälle otsimas selle patarei eelmist kohta, leidsid kohad üles ja mina siis käisin siin Viimsis otsimas patarei viimast kohta ja niimoodi me siis interneti teel suhtlesime ja saime omavahel koordineeritud neid asju. Nii et mingisugune koostöö venelastega on ka täiesti võimalik praegu. Jah, füüsiliselt kohtusime siuks kohas nagu Istanbul. Aha. Nii et jah, Venemaaga suhtlemine on keeruline praegu. Nii, ja vaata, see nüüd on see, mis on Naissaarel kaitse all. Sellel on kummaline nimi. Nurgamõõte punkt vist. Aga see tegelikult on see Saksa radari alus, mis nägi välja umbes selline. See pilt oli Eestis, see on Prantsusmaalt. Nii et kokku võib Saksa aja võtta niimoodi. 3, eks ju, suurt asja. See pantriliin, täielik ranniku kaitse ja tegelikult on põlevkivitööstus, mis Saksa aegu oli puhtalt sõjalise otstarbega. Eelkõige siis Kiviõli ahtme, eelkõige. Kiviõli ahtmes lammutati viimane ära umbes 10 aastat tagasi, aga Kiviõlis on need saksakesed asju päris palju säilinud praegu veel. Ja siis see jah, kõige suurem. Objekt number 1 loomulikult on Raadi lennubaas Tartus. See on ikka oma tähtsuselt, võimsuselt, ulatuselt nii, et sellele ei saa ükski teine asi vastu Eestis. Jah. Siin on nüüd tänapäeval siis see uus Hermise peahoone. Aga ma ei tea, Art ütleb palju, aga see suhteliselt palju on kadunud nendest asjadest, mis siin kaardi pealt veel näha on. Jah, siin peaks olema see lennujuhtimiskeskus, eks ju, nii et jah, see, mis on nüüd tegelikult oli täitsa hea hoone, lihtsalt lammutati maha. Ja see on üks teine, mis on seotud, see on see Vasula kütuse terminaal, eks ju, kes sõidab rongiga Tartusse, lähete Kärknast mööda, näete, lähete üle Amme jõe, seal on 2 silda. Ühest läheb tsiviilrong, teine on see sõjaväe raudteesild. Ja see läks siia Vasula terminaali ja siit läks torujuhe siis Raadi lennubaasi. Siin on ka vist suhteliselt palju lammutatud praegu ära, nii et, aga see raudteetamm vähemalt on järgi meil.
Põltsamaa lennubaas, minu isiklik üks niisugune huviobjekt. Et tal oli Põltsamaal Kuningamäel ja näete Varu lennuväli Adaverel, kus öeldakse moodne lennuväli, sinna maanduvad iga tüüpi lennukid. Seal on hiljem selle Adavere sovhoosi õunaaed on tehtud, nii et hetkel sest lennuväljast ei ole midagi järgi. Mõned sõjaväehooned on Adavere alevikus olemas. Nii et. Teine tippobjekt, Suurpea mereväe baas Aralahes, eks ju. See on olnud siin terve Aralahe mõlemal rannikul, eks ju, Suurpea külas on siis see staap. Ja siis on, Tarvi räägib pärast sellest oma arendustest siin, selles sadamas. Aga see on natukene niisugune koostatud skeem, millel on teatud vead sees, annab ülevaate sellest, mis oli Aralahe põhjas, vee all, vee sees. Need kõik need mereväe uurimistendid, millest üsna palju ilmselt pole säilinud, aga millest me füüsiliselt ei tea mitte midagi. Noh, siin on üks teine Aralahe, nende, kuidas ma ütlen, siis nende keelatud rajoonide ala, eks ju, siin on Aralahe sees, need on juba Soome lahes. See näitab, et ka tegelikult väljaspool Aralahte oli sellel uurimisbaasil suhteliselt suuri asju. Nii, jah, see Tarvi valdused, mida ta pärast tutvustab, siin on veel enne selle elektrijaama merre kukkumist. Et selline uhke pilt. Siin on ka üks reaalne allveelaev käinud sees, et teada on 2 allveelaeva viibimine ja 2 tükki, ma ise arvan veel, on seal käinud. Nii et ta ei olnud allveelaeva baas, aga ta on tegelikult allveelaevandusega olnud jah rohkem seotud, kui me isegi arvame. Vaat üks teine laevaliik, millega on seotud, on need dessanthõljukid. Ja seal lahe põhjas Vanas Lohja küla juures on tegelikult olnud ka stendid, kus neid katsetati ja kus tehti 1-2 teadaolevast teadustööd, mis läks üle kogu Nõukogude Liidu mereväe käibesse. Nii et nendel õljukitel oli ka seal Aralahes üsna tähtis osa. Nõukogude mereväebaasi likvideerimisel Porkalas 1955 toodi mitu maja üle siis Suurpeale, millest tänapäeval üks on järgi ja mis on vist hetkel ka veel täitsa olemas. Palju järgi veel? Palju aega? Okay. See nüüd on Valga lähedal. Valgast 15 kilomeetrit on Vilaski ja Tinu külas. On meie ainukene maa-alune keskraketibaas. See pilt on praegu Lätis, sest meie omast ei ole midagi enam säilinud. Kes tahab minna vaatama, siis läheb Kesk-Leedus on niisugune koht nagu Plokštine. Seal on see üks keskus ja üks torn saab ka muuseumis käia, teised on suletud. See kõik on praegu maa-alune ja need silod on umbes 40 meetrit sügavad maa all, mõeldud siis nende keskmaa rakettide väljalaskmiseks. Keskel on juhtimiskeskuse kütuselaod, mis iganes. Tohutu kompleks. See veel on tehtud siis Tinu külas, kui need raudbetoonkuplid, need olid iga selle silo peal. Nii et need sõitsid rööbastel ära, kui rakett oleks välja lastud. Siis olid veel alles. Siis, kui mina käisin pildistamas, oli juba selline pilt. Ja jah, sügavus on selline. Ja tänapäeval pole vist seal mitte midagi enam alles, nii et. Üks tohutu suur objekt Saaremaa raudtee suurtükkide süsteem. Kokku oli 6 patareid. Et Endel Püüa Saaremaa muuseumist on kunagi uurinud, raamatu kirjutanud. Endel küll nagu lähenes rohkem transpordi nurgalt sellele, aga see on võib-olla pisut pole õige vaatenurk, sest tegelikult on see mõeldud raudtee suurtükkide teenindamiseks. Sealt see muidugi pärand läheb tohutu kiiruga. See on see raudteepööde ring, mis on praegu ära hävitatud ja minu see Vakselihoone on ka tänaseks juba ära lammutatud Kuressaares siis. Sellised 14-tollised suurtükid sõitsid kohale, siis läksid kesktappi peale, need lahvetid sõitsid alt ära ja siis ta pööras 360 kraadi. Aga see 50 aasta süsteem ilmselt kasutas neid, need olid juba uued, mis ei nõudnud seda pöörderingi, tulistasid otse rööbaste pealt. Nii et seal on ka sõjatehnika innovatiivsus üsna suur olnud. Nendest kõikidest on olemas praegu jäljed maastikus, kohati ka üsna kenad. Kaitse all mitte midagi. Jah, siin on näha inimeste suurus võrreldes selle suurtükiga. Nii et. Ja see on 14-tolline. See on see, mis reaalselt olid Saaremaal olemas, eks ju, ja olid ka siin Pakril ja seal. Jah, aga samas on ka nõukast üsna palju väikseid. See nüüd on minu teda praegu vist Hiiumaa muuseumisse viidi see bunker üle, nii et võeti lahti, sest ta on eraldi paneelidest ja seal vist pandi uuesti tahkunast ta vist kokku. Sa tead seda? Ei tea? Meil on test-tüüpi, aga ma ei tea, see konkreetne.
Ja teine on siis selline väiksem, eks ju, see oli juba valatud, sinna tulid raudbetoontükid küll, ikkagi põhiosa oli monoliit. See on tehtud praegu siis Raadil lennubaasis, sest neid kasutati ka küllaltki palju perimeetri valveks. Ja, siin on Toilas, see on tänases kadunud. Jah, Roomassaares on olnud ka, need on 41 kiistuse punkrid, 1, 2, 3, kes läheb siit Roomassaare sadamasse, läheb siit enam-vähem näeb selle punkri ära. Kaitsel ei ole, aga need on vist küll sellest tähistel ära inventeeritud minu teda, nii et. Õhutõrje raketibaasid Saaremaal lihtsalt näitena, et millised olid, mis alasid kaitsesid või nii-öelda. Ja see omaaegne, kes on ise baasis teeninud, Sulev Truuvert, kes tänaseks on meie hulgast lahkunud, aga kelle mälestused on üsna palju aidanud selle kihtide jäädvustamisele. See on tänases kadunud Pärnumaal Kikepera radaribaas, ka üks tippobjekt. Tänaseks on minu meelest vist ainult mingi kerge rusuküngas sellest järgi jäänud. Aga see on ka kadunud 90-ndatel, nii et ikka meie ajal. Mitu korda jutuks olnud siis see Miiduranna kütusebaas. See on siis need maa all on 3 kilomeetrit tunneli ja need on tõesti umbes 30 meetrit maa all, nii et need on tõesti tuumakindlad. Ma olen seal 2 korda käinud, aga pilti ei lubatud teha, nii et need pildid on pärit mujalt hoopis. Aga pilt oli jah umbes selline. Leningradi metroo ehitajad ehitasidki selle. Täitsa tuttav tuleb ette, eks ju. Käinud, jah. Tunnelid ise on mäe sees mingid sellised mitu korrust. Ja võib-olla viimane siukene, see on see näide sellest militaarpärandi inventeerimisest. See on siis see kuulus Raadil olev moodulpellik. Miski pärast oli pandud sisse, et selle võis kaitse alla võtta kõik. Ja siis kui ma küsisin, miks see moodulpellik, sest tegelikult on olemas seal üks teine moodulpellik, mis on palju uhkem ja miks seda ei võeta, siis see vastus jäigi saamata. Ja senimaani pole saanud ja nüüd Art ütleb, kas need moodulpellikud üldse alles on tänapäeval. Nii ta on. Nii et see teine kord on see pärand jah üsna kummaline ja tasuks tegelikult ka võtta tüpoloogiliselt haruldase asju kaitse alla. Ja kõige viimaseks vast on, me nüüd näeme, mis oleks võinud olla nõukaaegu. See on Elva tanki lahingu monument. Näete, kus see käsi hoiab selle reaalset tanki, eks ju. Aastast 82 jumala õnn, et siuke asi jäiks. Meil oleks palju hullem, kui see Maarjamäe mälestusväli oleks praegu selline jama kaelas, eks ju, mis sellega teha. Nii et see õnneks ei teostamata. Ja päris siuke viimane kiistus on, nii võtta palju veel, mitu minutit? Ei olegi enam. Siis käime kiirelt läbi, on siukene kiistus nagu sõjakahjutasu kuunarid. Soome ehitas pärast sõda Nõukogude Liidule 91 sellist kuunarit, millest tänapäeval on meil, see on Soomes järgi, üks restaureeritakse, see on Leedus järgi, see on siis, eks ju, kumb ta on? Loksa. Jah, mis on Eru? Ei, kumb lahti? Araest ikkagi, jah. Jah, see on teisel pool ei ole, jah. Ja see on Kalarannas Tallinnas, millest me vähemalt oleme teinud siis uue mudeli, et seegi on asi. Nii et kokkuvõttes jah, nõukaaeg, see nimekiri oli palju pikem kui eelmistel perioodidega. Ükski asi ei ole kaitse all nendest nii-öelda sellest top 10. Nii, aitäh teile! Et võtame veidi vähem kohvipausi, aga ühe küsimuse või kommentaari, kui keegi tahab kätt tõsta praegu. Jah. Et selles mõttes see on täitsa küsimus isegi. Et Raadist me oleme küll omavahel rääkinud, aga ma tulin selle küsimuse peale niimoodi, et kui me enne rääkisime, või eelkõneleja rääkis terviklahendusest, eks ole, mis on kaitse alla võetud ja see on väga tore, siis tegelikult, kui ma räägin tartlasena, siis Tartu lähedal pole tegelikult eriti üldse militaarpärandit ja see on väga suur miinus. Et selle koha pealt Raadi probleem on 3 erinevat kihistust, tsaariaeg, vabariigiaeg ja siis külmsõda, eks ole. Saksa aeg ka. Ja Saksa aeg ka, muidugi, ja sakslastel oli väga tähtis lennuväli, ta oli eksperimentaallennuväli talvelendudeks, et Soome ei saanud teha, tegid Eestisse. Ja näiteks mulle enda Raadil meeldis, näiteks see moodulpeldik oli väga hea näide, aga seal näiteks oli ka ehitatud saun, mis oli nagu hästi lihtsalt ja robustselt ehitatud ja seda oli nagu väga hea välismaalastele näidata kui lihtsalt üks kultuurimälestist, mitte lihtsalt ainult militaarmälestist. Ja selle koha pealt, kuidas sina näeksid, et kas on Raadil midagi päästa ja kui on, et siis kuidas sa seda teeksid, et seda ma küll tahaks, et kuulda. Jah, kindlasti peaks, nüüd ma peaks üle vaatama, mis seal päästa on, sest ma viimati käisin seal korralikult läbi 8 aastat tagasi. Aga see ulatuses kõigepealt asi, mis me peaks Raadi puhul, me alati natuke mõtleme, et see kõik on see Eesti Rahva Muuseumi peahoone.
tegelikult hakkab see Kärevere silla juures kuni Luunjani välja, eks ju, on see Raadi lennubaas, rääkimata Kärtna kütuseterminalidest, aga võib-olla ka Rõika polügoonist Põltsamaa juures. Kõigepealt nii-öelda ära inventeerida, mis üldse on Raadi lennubaas ja võt siis vaadata, mis sealt on meil võimalik päästa. Ma arvan, et ikka on midagi. Et ka uus kinnisvaraarendus saab teha niimoodi, et see arvestab omaaegste nende plahvatusvallidega, see pole üldse probleem. Sätid teistmoodi, näitad ära, et siin sellised asjad olid, siin on lennurajad. Seda nii-öelda markeerida olnud saab ikka maastikus. Pole küsimust. Seda enam arvestades tema rahvusvahelist tähtsust ja külmasõja positsiooni lääne-ida suhteid. Ja suur aitäh sulle veel kord.